Paljudele on tõenäoliselt tuttavad, tänitavad ja vaidlusi tekitavad laused nagu pidevalt sa jätad selle tegemata või mitu korda ma pean ütlema, et tee nii. Need laused tekitavad negatiivseid emotsioone ja soovi vastu vaielda, sest pidevalt on hinnang ning mitu korda pean ütlema on retooriline küsimus, millele vastates läheb teine inimene närvi ning lahenduseni ei jõuta. Kuidas küll anda soovidest märku nõnda, et sellest suurt tüli ei tekiks? Võtame näiteks olukorra, kus vanem pahandab lapsega, et sokid vedelevad pidevalt maas. Selle asemel, et öelda, jälle sa jätsid oma sokid vedelema, saab kasutada 3-osalist mina-sõnumit. Sõnumi esimene osa on olukorra hinnanguvaba kirjeldamine. Sokk on maas. Sellele väitele ei saa vastu vaielda. Näitelauses on jälle ja vedelema emotsioonidest laetud hinnangut sisaldavad sõnad. Jätma jätab mulje, nagu inimene jätaks sokid meelega põrandale, et teises pahameelt tekitada. Olukorda hinnanguvabalt kirjeldades näevad aga kõik osapooled, et sokk on maas. Teine osa on emotsiooni kirjeldamine. Näiteks võib vedelev sokk vanemat kurvastada või ta võib olla pettunud nii endas kui lapses. Äkki on ta hoopis väsinud või tunneb piinlikkust. Emotsiooni nimetades anname teisele osapoolele võimaluse end sinu olukorda panna ning sind paremini mõista. Võib-olla tal polnud varem aimugi, missuguseid emotsioone selline väike asi sinust tekitab. 3. osa on soovi kirjeldamine. Siinkohal on oluline öelda, mida soovid, mitte mida mitte soovid. Näiteks, kui laps joonistab paberilt mööda ning temaga pahandada, et ära joonista lauale, siis ta võib edaspidi joonistada kas seinale, põrandale, diivanile ja nii edasi. Valesid võimalusi on lõputult. Selleks, et teine pool saaks õige käitumise teada, tuleb selles näites öelda, et joonistada võib ainult paberile. Sama juhtub ka täiskasvanute omavahelises suhtluses. Näiteks saab ära tööta ennast üle, asemel öelda, veedame koos rohkem aega. Või tagasi tulles soki näite juurde, kohe kui sokid jalast ära võtad, pane need pesukorvi. Kokku tuleb lause, kui sokk on maas, siis see teeb mind kurvaks. Palun edaspidi, kohe kui sokid jalast ära võtad, pane need pesukorvi. Millise 3-osalise mina-sõnumi sina soovid kellelegi edastada?